Nii, tervist! Täna räägin PlayStation 4 uuest update'ist. See oli update 4.5 ja see on oluline update, sest ta lisab väga palju uut ja huvitavat, mida ma siis täna päev otsa proovisin ja nüüd saan kohe ka näidata ja rääkida kiiresti ära, mis siis juurde lisandus. Ja hakkame kohe alguses pihta. Juurde lisandus update Share Factory 2.5. On nüüd võimalik enda meediat, siis pilte, muusikat, faile importida. Proovisin seda ka teha ja ainuke probleem oli selles, et ta näitab ilusti ära, kui sa paned ta Share Factory /videos kausta, aga bitrate ütles mul kogu aeg, et on liiga kõrge, nii et ma ei tea, mis see bitrate peab olema, et PlayStation 4 seda vastu võtaks. Iseenesest Share Factory on hea programm, on tasuta PlayStationiga kaasas, kui muud videotöötlusvõimu võimalust tõepoolest ei ole. Ja lisaks on meil juures GIF failide tugi ja nüüd ka siis saab neid ise luua väga kiiresti lihtsalt. Otse näiteks Capture Gallery menüüst paned edit in Share Factory ja paned näiteks Create GIF, whatever, ja juba saad ka Facebooki share ida. Järgmine oluline update on väliste kõvaketaste lisamine. Saab kasutada ainult kõvakettaid 3.0 USB-ga. Näiteks selline. See on siis 2 terabaidine ja see toimib suurepäraselt. Väga lihtne, ühendad USB-ga taha, ootad, tuleb kiri, et tee format, teed kõvakettele formati ära ja peale seda ta on automaatselt siis external drive, mida siis PlayStation 4 kasutab. Sinne peale siis saad otse downloadida, installida ja ka mängud töötavad väga ideaalselt otse siis selle kõvaketta pealt. Ja siia saab siis ka importida olemasolevaid mänge ja kõik asju, mis juba on nii-öelda downloaditud, nii et see teeb elu kõvasti lihtsamaks ja võtab ära siis äri igasugustelt Nico ja taoliste ettevõtete poolt, kes müüsid näiteks viise, kuidas PlayStation 4-le lisada 3,5 tolliseid kõvakettaid. See update toetab siis ainult USB 3.0 ja kõvakettad 250 gigabaiti kuni 8 terabaiti. Kahjuks ei tööta erinevad niisugused vanad junnid. See on siis 500 gigane 2.0 ja on 1 terabaidine 2.0 USB-ga ja need mitte kumbki ei tööta. Aga näiteks seda 500 gigabaidist PlayStation 4 tunnistab, aga siia peale saab kanda ainult paraku faile ja videoid ja selliseid asju. Mänge, programme, midagi siia peale ta panna ei lase. Ja siis kõvakettas, kui tahab lahti ühendada, siis nüüd on Quick menüüs, seal on siis Sound and Devices menüü all võimalus kiiresti lahti ühendada ja seda saab ka teha näiteks, kui download on käimas. Ma proovisin, panin downloadi pausi peale ja ühendasin siis kõvaketta lahti ja tõepoolest ühendab tagasi ja hakkabki uuesti downloadima. Ehk siis väga nüüd huvitav viis, kuidas seda kasutada. Nii kõik mängud, mis nüüd näitab sul seal menüüs, need kõik jäävad siin alles, isegi kui kõvaketas on tagant ühendatud ja kui ühendad taha uuesti, kõike saab jälle nii-öelda nagu mängida. See on tõepoolest väga vajalik ja kaua oodatud PlayStation 4 niisugune lisa. Kahju, et sellega nii kaua aega läks. Kolmas oluline update sellest tervest hunnikust on custom wallpaper või siis kõige lihtsamini öeldes saab ise panna nüüd PlayStation 4 tausta pilti. Mina siis proovisin erinevaid variante ja siis näites, mis ma siis ka siia videosse panen, ma kasutasin siis lihtsalt ühte Mortal Kombat X-i screenshoti. Ja lisaks veel saad valida ka oma teemale värvi. Muusikat hetkel veel lisada ei saa. Nüüd neljas suurem uuendus on Quick menüü ja Activity Feed väikesed lisad. Ma ei tea, kui palju keegi neid kasutab, aga mina kasutan ikkagi seda Activity Feed'i, et lihtsalt aeg-ajalt vaadata, mida inimesed mängivad, kes minu sõbra listis siis või PlayStation Friends listis on. Ja nüüd see Activity Feed käitub umbes nagu Facebooki või Twitteri feed.
ehk siis lähed sinna, lisad staatuse, võid sinna lisada pilte, videosid, whatever, või tagida sõpru, mänge, põhimõtteliselt nagu Facebooki või tõepoolest whatever sotsiaalmeedia feed ja inimesed saavad kommenteerida, like ida, täiesti veider, aga niimoodi nad tegid ja võib-olla neil on mingi suurem plaan, sest lisaks selle update'iga neil on ka nüüd terved PlayStation Messenger äpp ja siis neil on see PlayStation enda nii-öelda äpp. Need kõik nüüd toetavad seda süsteemi, ehk siis neil on võib-olla plaan siin mingisuguse suurema sotsiaalmeedia või PlayStationi võrgustiku loomiseks või ma ei tea. Quick menüü oluline lisa vähemalt minu jaoks on see, et ma saan nüüd otse vaadata Friends Online, alt valida inimese ja panna ühe nupu vajutusega Start Party or Start Chatting Party or whatever. Ja see on tõepoolest väga vajalik, sest näiteks kui on inimesed, kellega mänginud Mortal Kombatit või kellega mängid Wifat kogu aeg, palju lihtsam kui ühe nupuga luua party, kui liiga kord luua create party, bla bla bla, vajutad seal mitu inimest, private on ja siis invite või nagu vaata ühesõnaga 20 nupu vajutust tehti nüüd ainult 9 ja see on ainult kiiruväärt. Siis number 5, huvitav lisa ja ma ei tea, kui vajalik see lisa on, aga see on huvitav kindlasti ja ma siit päev otsaga siin proovisin, ma lihtsalt jäin filmi vaatama ja nimelt PlayStation nüüd lisas 3D Blu-ray filmide toe VR prillidele ja see on selles mõttes huvitav, et ennem seda ei olnud, ennem sa said vaadata lihtsalt sama pilti, mis telekas oli, ehk siis värisvat pilti ja ta ei teinud selle 3D-ga pildiga mitte midagi. 3D Blu-ray'sid on PlayStation 4 mänginud tegelikult ju kogu aeg. Varresamalt lihtsalt oli sul vaja selle jaoks korralikku 3D televiisorit. Mul on olemas 3D televiisor, mis toetab siis dünaamilist 3D-d, ehk siis kasutab patareide toel toimivaid prille, mis siis genereerivad sulle nii-öelda pilti siis kuidagi whatever viisil siin ja see on väga-väga efektne. Üks parimaid 3D asju, mis ma olen näinud. Valisin siis tänaseks filmisõbrana, mul on valikuid. Logan on veel sees ja ma vaatan X-Men filmi tagant järgi. Siis tänane 3D oli siis X-Men Apocalypse. Igal 3D Blu-ray'l on nii-öelda 2 plaati sees. Üks on tavaline plaat, tavalise Blu-ray mängi jaoks ja tavateleka jaoks. Siis sul on 3D, kus on lihtsalt selline logo Blu-ray 3D. Ja seda filmi siis sai vaadatud ja proovitud. Nüüd, mis siis nii-öelda tulemuseks on? Endiselt kõige parem variant muidugi on siis dünaamiline 3D, mis enamasti kasutab patareidega prille ja ütleme siis erinevad telekad siis ka seda toetavad. See on tõepoolest väga efektne, sa saad 1080p ilusat suurt või kui on suurem teleka, siis suuremat kvaliteeti on ja 3D on väga-väga efektne. Nüüd, kui prillide versioon, ma eeldan, et hetkel, kui ma räägin, on siis ka see video taustal, seesama esimene tseen, kus kohas kaamera lendab üle selle püramiidi VR puhul, ta veitsa hagib, mitte hagi, aga väreleb. Aga mis ta teeb, ta loob väga sujuva sügavuse tunde. Ehk siis, kui ta lendab üle selle püramiidi, pani korraks nagu seest tõmbama see, või ütleme siis seest tõmbas külmaks see kõrgus, kus ma olin, mida prillidega ei teinud. Ehk siis VR lisab mingit dimensiooni, mida prillid lisada ei saa, aga pildi kvaliteet endiselt ei ole veel, ütleme, nii hea kui võiks olla, aga vähemalt sammud on õiges suunas. Ja muidugi oluline see, et kui vaadata filmi, VR-i puhul tuleb kasutada kas small või medium või siis ehk siis väike või keskmine ekraani suurus. Suur ekraan on endiselt neil nii-öelda patchimata või siis ehk siis reso on madal suure ekraanil. Lisaks PlayStation VR resolutsiooni parandati 2D pindade jaoks, ehk siis kui olete VR-i kasutanud, siis kõik, mis ei ole nagu 3D või ütleme see virtuaalreaalsusmaailm, on VR-prillide ees kui 2D pind. Ja nüüd see 2D pind, resolutsioon parandati ja siis väike ja keskmine ekraan on nüüd siis põhimõtteliselt sama resuga, mis on siis telekas. 6. Oluline lisa on nüüd võime siis iseenda save game uploadida otse mängu ikoonid. Kusjuures PlayStation 3-l oli taoline funktsioon olemas, PlayStation 4-l pole seda siiamaani olnud, vaid sa pidid seda eraldi kasutama mitu erinevat menüüd ja ühesõnaga jälle nupuvajutusi tehti vähemaks.
nüüd lähed mängu peale, vajutad lihtsalt options nuppu, valid sealt upload, download, save game data ja ongi kõik. Sealt siis kas siis update'id, download'id, upload'id, ühesõnaga väga lihtne teha ja see on eriti vajalik inimestele, kellel on mitu PlayStationi konsooli. Ja see on kuld tegelikult. Ma olen kaua oodanud seda sees tõepoolest, kui PlayStationid jagad sõpradele, vahetad siin inimestega, siis kunagi tean, millal tegelikult sinu save game'i võib vaja minna. Aga noh, see on niuke so-so, ütleme nii. Ja viimane suurem uuendus siis, ehk siis number 7 on PlayStation 4 Pro omanikele. On siis boost mode. PlayStation 4 Pro omanikud saavad nüüd minna süsteemi menüüsse ja siis nüüd, kus ennem oli Enable HDCP, seal all on nüüd lisavalik, milleks on boost mode. Ehk siis saad nüüd midagi paremaks teha. Nii palju, kui ma mänge testisin, vahed on väga väikesed ja sa pead neid otsima. Aga tundub, et see on vist eelkõige mõeldud, nagu ma lugesin PlayStationi blogist, et see on eelkõige mõeldud siis mängudele, mis on ilmunud ennem Prod, ja neil ei ole siis tehtud patchiga Pro jaoks tuge. Ehk siis ütleme näiteks vanad, ma ei tea, Killzone'id või mis seal esimesed olid seal, Knack või mängud põhimõtteliselt sinna kanti ja peaks proovima mõnda vana mängu. Täna ma seda ei teinud, sest lihtsalt ma ei näinud nagu ühtegi vahet kuskil hetkel veel. Aga PlayStation blogi lubas, et näiteks osad mängud vanad, mis olid 30 kaadrit, on nüüd äkki 60 kaadrit ja nii edasi. Aga noh, seda ma hetkel proovida ei ole nagu korralikult saanud, sest ma ei näe sealt vahet. Nii et võib-olla kellelgi on see vahe, võib-olla kellelgi mitte. Ma ei oska öelda, minul seda vahet nii väga ei olnud. Kuigi PlayStationi blogis oli ilus pilt seal Horizon Zero Dawnist umbes, kuidas see annab sulle rohkem taimeid ja värke. Ma proovisin, jah, kui hakata teda näppuga kokku lugema, siis võib-olla tõepoolest on seal mingi pisikene vahe. Loading time ta väidetavalt vähendab. Ainuke asi, mida ma proovisin, oli ma proovisin Mortal Kombat X-iga. Kui ma siis võtan capture kaardiga signaali arvutisse, ma saan vaadata, mis frame rate'iga signaal tuleb. Siis PlayStation 4 hoiab seal Mortal Kombatil keskmist 59,7 keskmiselt, olenevalt siis stage'ist või ütleme siis, mida sa valid. Sky Temple on kõige raskem, ehk siis on 59,2, 59,3 frames per second. Nüüd, kui paned boost mode peale, hoiab 60 tasa. Ehk siis midagi ta ikkagi teeb, nii et täiesti kasutuse kindlasti ei ole ja usun, et selle aplikatsioonid või siis ütleme kasutusvõimalused tulevad hiljem tulevikus, kui ütleme on meil rohkem content'i või asju. Nii, ja tundub, et sellega ongi kõik, mis ma kirja panin, proovisin ja tundus olevat kõige nagu paremad update'id või siis uuendused. Kindlasti neid tuleb veel ja igat uuendust ma kindlasti ei räägi, vaid neid, mis tõepoolest lisavad asju, mis muudavad midagi. Ja selline see video oligi, käisin üle, proovisin ja tõepoolest on hea ja huvitav update. Nii et kellel on PlayStation 4, andke minna, võtke ära ja hakake kasutama näiteks terabaidiseid kõvakettaid, et ei peaks enam kõiki asju kogu aeg kustutama, kõiki mänge ja asju, mis on kindlasti vajalik update. Ja muidugi 3D filmid. Ma täna kavatsen vaadata veel ühte X-Men filmi, kui ma jõuan, aga see selleks. Aga midagi, kõik vaatasid, suured tänud ja kohtumiseni siis juba järgmises videos.